Tšau! Selles videos õpetan sulle, kuidas valmistada legendaarset aasiapärast toitu, milleks on praetud riis. Äärmiselt lihtne, äärmiselt maitsev, äärmiselt eksootiline. Tule vaata! Nii, aga käime siis üle ennem koostisosad. Ja kõigepealt siis ilmselgelt riis. Mina kasutan jasmiiniriisi, sa võid kasutada mis iganes riisi soovid. Järgmiseks taimedest paneme sinna sisse siis paprika, porgandi ja valge mugulsibula. Ja taimedega on nüüd selline lugu, et kui sa tahad sinna sisse panna kas või kapsast, siis palun väga. Toores kapsas sobib ka tegelikult väga hästi. Ja kui sa oled praetud riisi söönud, võib-olla oled sa söönud seda kanaga, krevettidega, loomalihaga ja nii edasi ja nii edasi. Seekord teen mina hoopis munaga praetud riisi, sest mulle maitseb munaga praetud riis kõige rohkem ja see on traditsiooniline ka tegelikult Aasia maades. Ja maitsestamiseks kasutan ma siis Santa Maria wasabi maitseainet ja teriyaki maitseainet. Teriyaki sellepärast, et see annab sellise mõnusa soja maitse sellele toidule ja wasabit sellepärast, et see annab natukene vürtsi sellele toidule. Mõlemad on väga aasiapärased ja peale lähevad siis mõned koriandrilehed, mis on tegelikult traditsiooniline aasiapärane maitseaine. Nii et hakkame valmistama. Ja nii lihtne oligi valmistada legendaarset aasiapärast praetud riisi munaga. Leiad sellega toitumiskavast. Head isu!